nii? Rek-nupp ei olnud meil vajutatud. Ei olnud, okei. Pulli peenis šokolaadi glasuuris. Ma panen pakki kohe. Jaa, ei, mitte pulli. See oli see Islandi paalakuradi pinnutatud peenis šokolaadikastmes. Kõlab hästi või? Jeesus küll. Mis sul toimub? Jaa, aga kas te teate, kuhu te siis helistate? Miks te mulle helistate? Ma olen Alar Aksu, ma olen fucking Saaremaal. Või tulebki mingi Dimitri kuskil Lasnamäelt, kes tahab lihtsalt alkoholi seal kuskil kõredi. Aga Hingelt oleme kõik sibulad. Aitäh kutsumast. ping. Kristo Facepalmi saatel alustame meie järjekordse Saaremaa episoodi, mis on horror-temaatiline taas. Ja jah, meil on külas ei keegi muu kui Alar Aksalu. Tere! Tervist! Vaatan sinna. See oli nüüd kõige veidram üleminek üldse. See oli väga hea. Antud podcasti alguses avame siis ka pudeli lossiveini Ikka. Nummerdusega 28. Tegemist on siis puuvilja marjaveiniga, mis sa kaasa võtsid meile? Võtsingi, kuna kes veel ei tea ja vaatajad siis, kus see praegune siis Kaifkäest toimub, ongi siis Kuressaare linnus ehk siis lossi kõrval. Ja nii palju, kui mina olen vaatanud teie neid ja podcast'e või mis see siin teil on, Vestluseid. Täpselt tuuaks ikka siukseid ja ägedaid. No nii kaua kõige parem, no me ei ole seda veel proovinud ja hindanud, aga Ormi poolt toodud kingitus. Meil on see Ossinovski vist isegi siiamaani. Enam ei ole. Müüsid maha? Sasja. Kellele? Noored tahtsid proovida, mõtlesin, et mul on paar erinevat varianti mida. Anyhow, Ženja Ossinovski viin on läinud. Nii, aga enne kui sa tutvustad meile seda toodet, proovime. Aitäh tulemast! Tore on olla siin, jah. Aitäh kutsumast! See on dessert vein siis on ju? Jah. Lõhnab väga magusalt. Vist nagu, jah. Ei, tegelikult jah, ma läksingi poodi vaata, mõtlesin ka tuua midagi taolist, mida teile siin üks ja kuulus kokk tõi vaata. Siin on mingi kokkale challenge hakkab tulema. Nii, Star Kokad, keda ma kutsume veel. Challenge accepted. Põltsamaa on olnud Sovetskoja, kas see oli Zolotoi või Krista? Olnud, Ossinovski viin on olnud. Kas sa Piheli juures jõid ka midagi või? Pihel vist teile jah ei. Peeter, oleks võinud ju mingi sibulatinktuura pakkuda, aga ei saa. Alar. Jah. Mina. Nagu alustasime suunamudjatest Star Kok. Ootame. Kohe sülitab veini välja. Jah, aga ma enne mõtlesin, kuidas ma vihkan mingi tippkokk, Starkokk, superchef, patroon, vaata, ma ei tea, mis asju veel mind või teisid kokkasid kutsutud on ja nagu teiegi siis enne mõtlesite, vaata, et te olete ka kuulsad Eesti miksoloogid. Paarimaastiku miksoloogia professorid. Ma panen pakki kohe. Läheme sujuvalt oma jutuga edasi. Ehk siis kokk. Ehk siis jutustan, et kus see karjäär vist või alguse sai või? Noh, pärast kerime veits tagasi, et 2003 oligi siis see, et lõpetasin siis põhikooli. Edasi mõtlesin, et nagu mis nüüd teha, et keskkooli ka vaata, aga siuke koka teema, et too moment oli ka nagu siuksed Saaremaad kokad olid juba eeskoolid lõpetanud, Peeter Pihel ja Kristo Malm ja Allar Oeselg ja Aland Kiil ja selles suhtes, et Ants Uustalu, et siit ikkagi Saaremaa ametikool on teinud ikka päris korralikud tööd ja vaadates, noh,
fucking kahuri vägi tekitas. Ja unustasin Martin Meikesen et ikka see, ma arvan, et tänaseks Eesti top 10 restoranis 80% on omanikud, peakokad on pärit Kuressaares siit. Ranno on ka siit. Ranno ka, kurat, see läks täitsa meelest ära. Rannoga me veel käisime koos samas klassis, kursusel, aga ta ongi, ta nagu siiamaani vist, et koolis oli ka, et ta tantsis, tegi bändi koolis ka, õpetajad ütlesid, et Ranno, otsusta ära, mida sa teha tahad sa bändi teha või tahad sa teha süüa, vaata. Ja ei, ta läks mingi hetk koolist ära, ma ei tea, kas see oli teine, kolmas kursus, aga ta tegi iseseisvalt Tallinna teeninduskoolis omale need paberid et tänaseks ta on seal, kus me teame, et ta on, vaata, et kui palju seal kahurväel nii-öelda vanusevahet on? No ikka on, selles suhtes, et Peeter kutsub Kristo Malmi alati vanameheks, et ma arvan, et ta on vist sealt seeskonnas kõige vanem. Allar sai nüüd enamus on süke 41, 42, ma olen nüüd saan 34. Okei, siis ikka natukene on vahet, Et Sander Väärt on kusjuures moost aasta noorem, ma olen sündinud 86, ta on 87, ma arvasin ka, et ta on kunagi 83, aga ei ole, kurat. Ja et läksin kooli, siis töötasin kooli kõrvalt talviti Kuressaare linnateatris, mille köögi perenaine on siiamaani siis Leena Mölder, kes on siis Saaremaa ja Eesti kuulsa muusiku Sander Möldri ema siis. Et noh, jälle, et ma isegi mäletan, et olime seal ja siis ta käristas oma neid mingeid vanu vinüüle seal, need S90 olid seal ja siis mõtlesime ka, et mis asja see mees seal kurat teeb, aga tänaseks, mis ta on siis, Ma arvan, et sinu kohta võib sama öelda, et keegi nägi, et see seal mingi lõikasid Rakvere viinereid tükkideks ja siis hopsti, mis nüüdseks on saanud. Panin need keema Kas kolimine Tallinna oli keeruline või mitte? Mulle alguses oli see oligi nii-öelda kooli siis lõpetasime 2007 ja oligi, siis ma olin 2009, 2 aastat töötanud, et mu taam oligi vaata, et ka, et kõik on nagu tuttavad on juba siit läinud, et lähme Tallinnasse, pealinna tuled, vaata, aga kõik need pakkumised asjad, mis ma CV keskusest vaatasin, kurat, palgad olid, nagu mõtlesin, et too moment, mis ma siin teenisin, oli 3 korda suurem. Mõtlesin ka, et kurat, lähme siis vaatame ära ja siis ma sain loomulikult too moment, nagu ka vist praegu eriti üürikorterid ei olnud ja siis ma sain Karu perse, tegelikult ei ole asukoht suht aga tänu oma tuttavalle Matis Reile, kes on tänaseks 2 aastat võitnud siis, kes on ka loomulikult pärit Kuressaarest, ta on Eesti parim heli režissöör, Tõde ja õigus ja kõik asja, mis ta teinud on. Ta elas ühe juudi korteris, ühetoaline raamatuid täis, vaata mingid taiesed. Kus kandis aastal 2009 Tallinna Karu persaasus? Keskturu üleval, kus olid kalatetid, et hommikul oli süke kuule, hommiku 5 hakkab kaga. Üritan magada siis. Kajakad on. Ma elan uudselt seal ja ma elan ka seal samas, ma tean täpselt, millest sa räägid. Ja tundus, aga tänaseks on see juba süke eliit, vaata, aga too moment, kui ma tulen ikkagi Kuressaarest pealinna süke fancy, et aga alustasime sealt, me olime mingi 1,5 aastat seal ja siis see juut tuli kuskilt oma palverännakult tagasi ja helistati mulle paar päeva ette, vaata, ma nüüd tulemas, mul on leping, anna mulle 1 kuu ja me saime fantastilise korteri Poltasse, ehk siis Kalamaja, siis Kalmistupargi vastatööstuse 43. Imeline koht. Nüüd, tol ajal see oli ka Karu perse? Ei olnud.
sealt tuleb nagu hea story, et kui ma seal elasin nii-öelda keskturul, töötasin too momenti juba Nehhis Kristo Malmiga, siis meil oli vahetuse lõpp, võtsin sealt bussi, ma ei teadnud Kalamaast mitte sittagi, Koppel, vaata, nagu Koplisse minek, vaatasin, mis koht see on, mingi Volta tänav ja mingi helistasin, siis nad tulid sinna, kuradi tippkokad tulid kuhugi tee peale välja, mis passid seal, kurat, tule siia poole, vaata, ma Kalamaja, vaata. Et tulnud ja suht toores, et jah, see oligi 2009 lõpp, 2010 algus ja siis 2 aastat hiljem põhimõtteliselt ma kolisingi sinna Kristo Malmi kõrvale, ehk siis Pädaste Nehhi suušefist vahetuse vanemast sai siis minu naaber, et järelikult pidi nii minema. Ja jah, mõtlen, kust ma nüüd lähen jah, edasi oligi, et kolisime sinna. Mul on vahepeal üks küsimus tekkinud, et kogu see kolimine Tallinna just nagu kokanduse või köögi mõttes tundub olevat niivõrd keeruline. Ja minu teooria on selline, et tegelikult meie Eesti toiduskeene on palju rohkem arenenud kui meie kohalik baariskeene. Ehk siis, kui praegu oleks keegi lihtsalt heade kogemustega inimene tulnud ükskõik mis linnast, kas või Kaif baari kandideerima, on ju. Tal ei oleks absoluutselt mitte mingisuguseid probleeme saada head töökohta, head palka, head kõike, on ju. Ja seda siis võib-olla, ma ei tea, kas oled nõus minuga? Et baarindused meil köögist, Eesti köögist natuke see tegelikult nagu ikkagi oleneb päris palju inimestest ka, kui teile tulevad mingid kelnerid, baarmenid, vaata, te olete juba ise olnud nii kaua seal teema sees, te näete juba ära, vaata, kas tal on see tahes ära silmis või tulebki mingi Dimitri kuskil Lasnamäelt, kes tahab lihtsalt alkoholi seal kuskil tinunni panna. Jaa, aga tagantjärgi vaadates Kristo Kristo on Kaifi HR manager, on ju. Ja meie süsteem oli üles ehitatud niimoodi, et me ei ole kordagi oma 2 värbamise jooksul otsinud baarmene ega teenindajaid. Me otsisime inimesi. Ja miks ma sellest skeenast rääkisin? Mulle tundub, et nagu Eesti kokandus maailma tasemel on palju rohkem arenenud kui Eesti baarindus. Ja võib-olla see on see põhjus, mille pärast perifeerialt tulevatel inimestel on natuke keerulisem tööle saada või nad saavad vähem palka. Kas sa kinnitad seda teooriat või lükkad ümber? Jah, selles suhtes, et tänaseks see nagu võibki nagu on see läinud kindlasti lihtsamaks ja nagu tööotsimine, värbamine ja nii edasi, et nüüd jõuame sinna tagasi, mis ma siit nii-öelda kaamera väliselt rääkisin, et kui mina kolisin 2009 lõpp Tallinnasse, nagu siis ei olnud nii palju restoran asju seal, nagu tänaseks on igal pool, vaata, astud on klubi, pubi, lounge, restoran, gastro, pubi, nagu siis ma saatsin nagu CV keskusest hästi palju CV-sid igale poole, arvan, et 20 kohast võttis ühendust ainult Swiss Hotel, vaata, teadsin, et Pädaste Möis teeb oma talverestorani Nehhi, saatsin sinna, mitte sittagi, keegi ei vastanud mulle. Ja siis ma täpselt sama hetk, kui ma hakkasin kolima, võitis Sander Väärt aasta kokka võistluse ja Kaupo Raaper oli too moment minu siis ja baarimees, me olime Kaupo sünnipäeval või mingi koosviibimine oli, siis Sander kuulus aasta kokk tuli ka sinna, see oligi 2010 vist või? Jah, aastatega on suht kepvasti, siis küsisingi too moment, Sander helistas, et kuule, meil üks hüppas alt ära, yes, tahagi sinna kuradi Swiss Hotelli minna, sest ma käisin seal ja
vene keel ei koheldud seal ja eestlasi eriti ja hästi. Ja oligi, käisin siis Nehkis proovipäeval ära, vaikus 5-6 päeva, mõtlesin, okei, ma siis pean sinnast vesthotelli minema, kurat. Ja siis oligi, Peeter helistas, mis teed? Ütlesin, et kodus olen. Tule siis tööle, ütlesin, et nagu mis mõtles, et tööle. Sa oled homme külmas köögis, ole kell 10 kohal. Okei. Liisi, ma sain vist tööle mingi. Köögist tuli, vaata, ma olin super. Ja siis ma nagu sealt ma saingi nagu nüüd nagu sellest tööd tahtest ja asjadest, et oligi, et nagu hakkasingi sealt külmast köögist vaata minema, pesin taldrikuid, porgandeid, neimid, tegin leiba, kõik nii-öelda, mis käsuliin tuli, vaata, ütlesin, jah, selge, et just nii vabadel päevadel tööl, mitte käib perse, ma ei saa, ja ehitasid oma karjääri. Jah, põhimõtteliselt oligi, et tuligi see esimene võistlus 2012, kus mind valiti siis Eesti tiimi tänu loomulikult jah, Peeteril, see oligi Baltic Culinary Star Cup, see oligi Sankt-Peterburis olin ja Baltic Culinary Star Cup, ühesõnaga seal olid kõik Eesti, Lätu. Kurat, see pein on juba Ümber hea on. Ühesõnaga Poola, Ukraina, kes seal, ühesõnaga süke toona oli no oleme ausad, Ida-Euroopa ja Ida-Euroopa, sest ma arvan, et siis me ei olnud veel vist NATO ka, sest ma käisin nüüd 2017, siis ma käisin juba Skandinaavia, siis oli juba ÜRO meid tunnustanud NATO-sse, et ma ei läinud enam jah, Ida-Euroopa võistlustele, vaid ma sain jah, Euroopasse minna. Ütleme nii, et nii palju, kui me ei tahaks, bürokraatiliselt just. Ja paberite peal me oleme Skandinaavia. Jah, tänaseks, aga too moment... Aga. Hingelt oleme kõik sibulad. Kusjuures sa hakkasid praegu võistlustest rääkima. Kas sa oled kokteilivõistlust või sa oled neid korraldanud pigem või sa oled osalenud? Käisid välismaal käinud. Okei, see selleks on ju. Baarivõistlusteks on ju. Kuidas näeb välja kokanduse võistlus? Et nagu, kuidas näeb välja, see on üks küsimus, pigem kuidas sinu ettevalmistus välja näeb, kus kohas sa oma inspiratsiooni leiad, mis on Alar Aksalu ABC, et minna võistlema? Oi, ma arvan, et me peaks tegema mingi... Sul on 3 minutit. Sul on 3 minutit. Läks nüüd. Ühesõnaga jah, alustame siis sellest kõige esimesest jah, Baltic Culinary Star Cupist ja Pets ütles, tahad minna, ma ütlesin, jah ikka. Siis meil olidki seal tiimis too moment olid vennad Fomenkod, mina tegin nii-öelda pearooga, üks vendadest tegi siis, seal olid kõik riigid, erinevad päevad ja meie nii-öelda koordinaatorid ja minu tõlk oli Inga Painur, too moment oli veel Eesti presidendi pead, tänaseks tal on see enda, see Markovka ja siis Rudolf Visnapuu. Nad seda kõik koordineerisid ja ajasid seal ja siis mul hakkaski see nii-öelda võistlusteks treening pihta, mõtlesin toorained välja, mis ma tahaks teha, kutsusin oma nii-öelda peakoka kokku, mentorid vahetuse panemad, kelleks oliks siis Martin Meikast, Kristo Malm, Peeter, tegin oma esimese asja ära. Poisid vaatas mulle otsa, et teeme nüüd selle ümber. Okei, oota. Enne kui sa räägid, mis olid need selles suhtes, et minu esimene kokteilivõistlus oli sisuliselt mis see jook oli? Midagi nagu Moskva muuli laadsed asja, millega ma läksin võistlusele ja siis vaatasin ümber, mõtlesin, et mis toitudega, mis roogadega sa läksid sinna? Oligi, ma tegingi nii-öelda teisel päeval, tegin siis pearooga ja kuna Venemaa hakkas koostööd tegema ja USA, seal toodi mingeid veiselihasid ja asju
ja seal oli siukene jaotustükk nagu top blade choice. Peeter ei teadnud sellest midagi, mis see on, siis me vaatasime siis Eestis siis Liivimaa lihaveis too moment lõikas selle tüki, loomulikult see oli sitaks hea ja see tükk, mis ma sealt Venemaalt sain, vaatasin, no okei, kelmed, noh. Ja jah, ma nagu üritasin aru saada, mis asi see on, mis teha sellest ja too moment oligi, läks kiirkeedu pottis sibulatega, andsime sellele korralikul piitsa, tegingi kroketi siukse suure mingi pallotiini taolise asja, siis seal ümberringi olidki mingid ja tuled ja viled ja konfiid ja mingid plahvatasid. Kuiva jääd ka või? Ei olnud. Kuiv jääd tuli jah, alles Eestisse 2015 aastal, siis me hakkasime seda kasutama ja ärgem unustage jah, vedel lämmastikku, need tulid kahekestavad koos nagu jah. Jah, siis see oligi nagu, see avaski need kõik võistlused, ühesõnaga Venemaal mitte sittagi töötanud seal kõrval, noh, võistlus läks kõrval boksis, keegi tegi selle kuumavee kraanilt, lahti käis pauk, mingi torud, kõik, ma olin nagu kuni hüppeliigesteni vee sees seal, vaata mingi jah, uisutasin seal kuradi, siuke kuradi. Mis sa arvad, miks peaks üks kokk võistlema minna? Selles suhtes, et kogemust, tutvused, ma sain sealt hästi palju mingid Läti, Leedu, kes on tänaseks kõik on mingi peakokkade liidu presidendid erinevates riikides. Lätis on see 3 kokka, see vist parim restoran või see Tri Bavaru. Need tüübid olid maaga kõik seal võistlustel koos, nad veel hakkasid ka oma mingit asju ehitama. Too moment nad töötasid kuskil Tallinka hotellis, ma veel mäletan, aga tänaseks nendel on nagu kõige paremad Läti ehk siis Riia toitlustuskohad ja restoranid, ühel on isegi mingi baar vist veel ja et see ongi, sa saad omale seal tutvused kogu eluks, connectionid, asjad, et see oligi mu esimesi sealt, edasi oligi 2015 oli jälle Sankt-Peterburis, aga see oli nüüd see San Pellegrino Youngs F, vaata see ka jälle nagu jälle Venemaa neid võistlused on olnud, vaata, nüüd ma nagu mõtlen, et liiga tihti käin Venemaal, et mis aastatel need olid. Jah, see oligi 2015, et siis oligi, et see nagu läks aina üles, et siis oli juba see San Pellegrino see B-teema, Eestis toob seda Spenskemaale, sealt läks kuidagi ka mingid keikad ja asjad, tegime õhtusööki ja see on nagu kõik, et need kellegi tuttavate tutvused ja nii edasi, et see ongi kõik nagu võistlustel sa saadki selle, soovitan kõikidel minna, jah, täpselt, see connectionid asjad ja see on ikka jõhker. Siit nagu ka järgmine küsimus, sest no, ma olen enne Kaifi tegemist tükk aega tegelenud erinevate Brike ja Diageo programmidega ja selle järgmise küsimuse juur tuleb sealt, et kui on olemas mingisugune noor kokk, kes läks võistlusele ja võitis selle ära, kas ei juhtu nii, et suhteliselt väikse kogemusega tal lihtsalt flipib ära peale selle võitmist või võitu? Oleneb, ma olen näinud selles suhtes, et siuke pooleks on 50-50, kellel nagu katus täiega lihtsalt sõidab vaata ära. Mina võitsin ja nii edasi. Ongi see taotke, vaata mina, aga on ka, mul on päris palju selliseid tuttavaid, kes on nagu 2 jalaga maa peal, nad mäletavad seda, et kus nad on tulnud tänu kellele ja mul on see ka tänaseks, et ma nagu päris palju asju nagu
ütlen vaata ära ka, kas on mingid hommiku mingid televisioonid, asjad, vaata mulle ei meeldi nagu olla mingi pildis ja mingi esineda. Suunamudija. Vihkan, kui pandakse mingid kuradi suured prosektorid tööle. Räägime mingi bää. jah, tere hommikust, täna hakkame muna praadima. Et see on nagu, ma teen vaata tänaseks sükseid asju, mis mind kõnetavad, täpselt sama moodi ma aitan juba viimased 6 aastat, kõik Saaremaa, kes tulevad ametikoolist, on need kas kohalikud, need Eesti noorkokavõistlused, Euroskills, WorldSkills, see ongi nagu nii-öelda minu missioon ka, ma ei saa tasu selle eest, helistatakse, annan oma väiksed lapsed vaata ära, et ma lähen nüüd kooli 3 tunniks, eelmine aasta käisin isegi poisiga koos, et poiss istus mul seal kuubikus, mis seal ametikoolides on, vaata, siis ma aitasin, et minu mentorid on nagu pühendanud aega vaata mulle, sest Pets tuli hommikuti 6 sinna, ta aitas mind, ma tegin trenni, sest kell 9 pidi kõik juba puhas olema. Ja ma nagu üritan võib-olla nii-öelda seda karmavõlga kuidagi nagu, et nagu aidata, et nagu mitte, et ma oleks ka mingit geenius, sest mina õpin ka siiamaani, et nagu midagi, et nagu ongi, et mis tooraine asju, et kuidagi nende nagu maailmavaadet võib-olla ja öelda ka, et kiiremini, kurat, et tahad sa võistelda või, et jah, paljudel katus ei sõida, aga paljudel on, et nagu ongi jah, sest ongi, et kui sa oledki, no ma ei hakka nimesid vaata ütlema, aga tahaks üks vene nimega mul vana kolleegne. Ta võitis Eesti aastat kokka ära vaata. Ja sealt oligi, hakkas katused täiega sõitma, aga ta oli mul paarimees, ega ta tööd eriti ei teinud vaata, et ta oligi istus seal telefoni otsas ja mõtlesin ka, et tööaeg on tööaeg, vaba aeg on vaba aeg vaata. No ma mõtlen, no ja tuuma just too, meil on tööaeg, see mõtlevad, hakka liiguda. Okei, kus sul see murdepunkt käis, et sa ütlesid, vaata, et sa tulid Tallinnasse selleks, et saada nagu seda töökogemust juurde ja kõike nagu, et kuskile jõuda. Kus oli see koht, kus sa nagu reaalselt mõtlesid, okei, nüüd ma jõudsin kuskile, et see on see, mille nimel ma tegin tööd, kust nagu hakkas see mingisugune nii-öelda tunne tekkima, et ma nüüd olen saavutanud midagi. Ma arvan, et seda veel ei ole tulnud vaata, et ma mõtlen aga üks nagu väga hea tähelepanek ongi, ta ei ole nagu otseselt võib-olla kokandusega seotud, võib-olla on ka, aga ongi, et kui oli Eesti Vabariik häda vaata, siis see oli juba 2 aastat tagasi. Jah, siis Ene Kaasik vaata helistas mulle, teame, et ta teeb seda ajakirjad kööken ja siis kuuled, et sulle helistab siuke daam nagu Kaire van der Toon-Kutten, kes teevad Toomas Volkmanniga Eesti inimestest mingit raamatut, vaata. Ja see tädi mulle helistaski, tere, ma olen Kaire, et me teeme Toomasega, mõtlesin, Volkmann. Ma ei tea, kas te teate, kes ta on Eesti kõige kuulsam siis moefotograaf, kunagi oli ka seal see Eesti otsib supermodelli, seal see kohtunik, žürii, ja siis nad helistasid, vaata, et me valisime siin välja, et sa oled siuke veits viikingi tüüpi kinni tatoveeritud, et meil on Eesti koer, mis on siin Eestis aretatud Eesti Agias, et teeks ost pilti ja paneksin Eesti Vabariik 100 raamatusse, vaata. No ikka vaata, mingid inimesed sulle helistavad, mulle ka mingid pakkumised, asjad, kes pakub Telia TV-d, ostke seda, vaata. Ikka ma nagu ei keskendunud üldse sellele, olin Tooma meilt Kospaköögist tööl, vaata, mis oli, ja laud viiele, et tuleb, vaata, mis rääksid, vaata. Kuhu raamatusse? Vaatasin, ei tea, nagu, kes seal on? No seal raamatus on veel Arvo Pärt, Kelly Sildaru, Tommi Käss, Ita, Ever, Ivo Linna. Aga kas te teate, kuhu te siis helistate? Miks te mulle helistate?
et ma olen Alar Aksu, ma olen fucking Saaremaal, sul on nagu mingid kuulsad helitoojad, kuradi X-Gamesi võitled seal. Ja et aga sükest tüüpi veel ei ole ja siis sa oled täpselt 1986 sündinud, et see on meil veel puudu, vaata, ka mõtlesin, okei, kus ma pean tulema? Ja nagu see on nagu, ma arvan, et mu karjääri ja see on ikka, sealt läks ka võib-olla jälle tänu nagu sellele, et nad mind kaasasid sinna, ma sain inimestega tuttavaks, pool aastat hiljem ma tegingi Eesti Vabariik 100 nende galeriide avamisi, ERMis, Rotterdamis ja siis käisin ka Saaremaa arenduskeskusega Pariisis, et kõik oli selle Eesti Vabariik 100-ga nii-öelda seotud, siis nüüd lähen veits ajast ette, et eelmine aasta oligi, et tuligi kõnevate, et tere, et helistame siit Maaeluministeeriumist, et Eesti Kaubandustööstust kojaga, et nüüd sa tuled meiega 10 päevaks Hiina, Shanghaisse teeme Maaeluministeeriumi vastuvõtta, mõtlesin, et nagu sealt ongi, et nagu, et too moment, kui ma ütlesin, et vaata, suht keeruline on töölt leida, sebida, saada CV-sid igale poole, et kuhu ma nagu jõudnud olen, et mis sa küsisid, ongi see, et ma saan tänaseks, mulle helistatakse, sorteerida, mis mind kõnetab, et võib-olla selliseid tüdrukute õhtud või mingid Pille, kes mul tänanest, tere, ma olen Pille, mul on 26 august sünnipäev, kas sa saad tulla, et otsin kokka, mõtlesin, ei saa kahjuks, Pille täis on, see on nagu nii, Alar. Nii. Intrigeeriv küsimus. Meie podcastis on alati olemas rubriik hashtagiga Nelliteataja. See on alati kõige parema sisuga. Nii et, kui selline Pille helistab sulle, see on lihtsalt demograafiline küsimus, on ju. Mida selline Pille soovib näha oma peolaual? Ei, aga mida inimesed tellivad? Nüüd jõuamegi kui see on eraisik. Nii. Tere, ma olen Pille, mõtlesin, et kuidas see nagu võiks olla. Ma siis räägin nüüd, kuidas ma saan kõnesid. Tere, ma olen Pille, otsin kokka 26. tuled või? Ma mingi, okei. Tere, Pille, et kus te helistate? Ja Alar oled ju. Ja kus te numbri saite, nagu kellele, mis asjus, mis sünnipäev, juubel, peied nagu. Ja ma nagu kuulan kõik vaata ära, aga kui sa nagu ei oska seda nagu serveerida või sa oledki kuskil Pille, kuskil karu persest, vaata nagu, mis asja? Et nagu, räägime, juhtleme, äkki ikka saab. Sest mul ongi, et kui sa ütled, et nagu sa oled Andrei või Kristo, vaata hõber, siis okei, kuulame ära. Mitte, et sa ei tutvustagi ennast, vaata, et kus sa kontaktis või miks sa helistad, kas sa pakud mulle jälle mingit raamatut või mingit TV-d või Aga kui läks diiliks, on ju, ja ta tutvustas ennast, meid küsitakse ka päris tihti väliüritustel, on ju, ja kus küsimus sündis on see, et ma arvan, et 9 inimest 10 on mingi nii. Meil on see üritus. Ma tahan, mul on väga tähtis, et menüü oleks väga eriline. Aga seal peab kindlasti olema mojito, gin tonic, Aperol Spritz ja margarita. Okay. Kas toiduga on sama, et ma tahan, et menüü oleks väga eriline, aga seal peab olema kanad, Caesar, bœuf ja täidetud muna ja mida iganes. On mingi muster olemas kohalikul inimesel? Jaalt on, kui ikka helistatakse, ma ütlesin, et küsin ikka, et kui nagu läheb vaata tiiliks, sest kes siis vaata helistavad, nad teavad vaata, et kes ma juba olen, mis toorainet ma teen ja kala ja asjad ja nii edasi, et nad ütlevadki, et väga palju eraindi, ma ütlen, et kas sa ainult kohalik kala või tahad mingeid mereainde ka saada, tavaliselt on, et kui ma ütlen, et kamm, karp ja auster, vaata,
pane need ka sinna kindlalt ja siis jah, kehisevad, mõtlesin okei, see nüüd läheb juba kelneriks ära, ja et ongi, ma nagu hakkan kuidagi jah, ehitama mingeid vaata asju, et tal, et nagu jah, kliendil läheb tööle mõte ja nii edasi, et see toimubki ikkagi nagu ma panen kõik e-mailile kirja, hinnad, siis ta saab sorteerida, et ma teen tavaliselt ikkagi pikema ja siis sealt kärbitakse. Okei, nagu, aga see on nagu jällegi sinupoolne pakkumine, kas on midagi, mida inimesed kogu aeg küsivad? Mingi tooraine või toit või toode, ikka, mis jah. on nagu kalamari, shit? et me ikka võtame natuke piinad ja et päris. Ma ei tea, kus teed käite, aga mul mul on see, et seal on alati on nagu, kus mina käin ikka on mingid pitsid, seal on need kummid ongi, et kui on mingid head kalamarja saad, siis oleks hea võtta nagu on ka mingid seeskonnad, kelle jaoks on kalamari on see, et on mingid kalamarja taolised tooted, aga mul on ikkagi, ma tellingi kas kala poegades seda õiget mingit belugat asju, et sa saadki selle nagu õige vaata maitse vaata, mis ei ole see kuradi suur tööstuste konteineritega vaata, et nagu, et jah, oleneb. Et ma arvan, et tänaseks ma olen nagu jah, võib-olla harinud inimesi ja õpin ka ise vaata ja tavaliselt on ka, kus ma lähen, on ka erinevatel mingi külmkappides ja näe, vaata, ma tegin seda hoidist ja keegi tõi mingi reisilt mingeid asju, ma saan nagu klientide käest ka mingid toorainet, kengitakse, antakse koha peal, sõiad, see on nagu... Mis on kõige jaburam tooraine, mida sa oled niimoodi kingituseks saanud? Pulli, peenis, šokolaadi, glasuuris. Jaa, ei, mitte pulli. See oli see Islandi paalakuradi pinnutatud peenis šokolaadikastmes. Kõlab hästi või? Kas sa maitsesid ka seda? Jah, see oli küsimus, mis oli nagu peenis ja siis nii muuseas sisse visatud ja vastus oli nagu bitch slap lihtsalt näkku, on ju. Okei, mis on kõige jaburam asi, mida sa teinud oled nagu toiduna? Whatever. Kõige jaburam asi või? Need olid... See oli Eesti aasta kokameistri võistlused, või ongi see vaata, kus ongi need seal Piritavate seal paviljonis, siis tõmbasime omale mustast kastist välja pulli munad, vaata. Mis on mitte midagi aru, mis teha nendega, vaata. Ja siis tänu Peeter Pihelile... see kõlas nii hästi praegu. Ma tõmbasin endale mustast kastist pullimunad, nagu Saaremaa öeldakse. Ja siis, jah, õnneks siis too moment oli Inga Paenur andis selle ühe pullimuna nagu, et sul on jah 12 tundi ja aega, et tee sellest midagi. Super! Stiilis see panja peal. Nagu mingi jah. Sul on 12 tundi. Ja siis oligi, järgmine oli kohe jah kõne. Ja Peeter, et mul on siin ühes käes on pullimuna, et teen sellest, tule kurat kööki, vaatame, mis teha saab ja oligi. Peeter, ei tii, mis sellest nüüd teeme. Aga Peeter oli too moment töötanud juba Rootsis, ta helistas oma mingi kontaktid läbi, kirjutas, siis tuligi Martin Meikast, Kristo Mall, kõik nagu mind vaata aitasid, ma olin seal köögis, vaata, mingi täitsa putsi, mis ma teen sellest. Ja oligi siis, Peeter oligi, nii, kuulab siia, oligi, et lasin selle vanni pealt läbi, lasin taluvõi karamelliks, sest jah, töi teeb ju kõik vaata asjad, jaoks läks vaakumkotti 68 kraadi, 45 minutit, lõikasin ääred, et lõpuks ta jäigi siukse tekstuuriga nagu see foie gras, tegime vaata siukseid. Munagraa. Jah. Ma põhimõtteliselt sa vastasid minu küsimusele, mida ma küsisin mingi 3-4 küsimust tagasi. Just. See on see põhjus, miks kokandus on 10 aastat ees baarindusest. Kokteilivõistlusel Black Boxis inimesed värisevad mingi, issand, mis juhtub, kui ma saan koorelikööri? Türa, mis juhtub, kui sa saad pullimuna endale?
näiteks. Jep. See panebki inimesi natuke teistmoodi mõtlema võib-olla. Holy fuck. Jah, muidu nagu siukseid konkreetsed vaata üllatus üle, vaata muidu ikka nagu jah, keikadel asjadel ikka nagu tuleb vaata ette, et nagu, et see tooraine oleb võib-olla nii hea, aga kui see asi tundub kahtlane, siis mind on nii juba õpetatud, et kui asi tundub kahtlane, et sa pead seda 3 venna käest küsima, viska minema see vaata. Et käid sellega mööda kööki, kuule, mis sa arvad, viska ära see, kus sa ronid sellega. Et, Saaremaa elus natuke. Okei, praegu on suvi, ilmselt teil on tipphooaeg, arvestades sellega eriti, et selle aasta piirid on enamasti kinni ja inimesed on pigem puhkamas kodus ja nii edasi, aga mis siin talvel toimub, millega sa tegeled? oota, ma just töö mõttes. Kerime jah, veits tagasi selles suhtes, et ma ei tea, kuidas siin on hotellida, sest mul on üle 16-aastane esimene suvi, kus ma olen siis 2 väikse lapsega kodus tegelikult 3. Ma just tahtsin küsida, et nagu... jah, bingo. Kes veel ei tea, siis ma eelmine aasta 1. september lahkusin oma ametikohad, milleks siis oli Georg Ots spa hotelli peakokk. Kaua sa olid seal kokku? 3 aastat? 3,5 või? Okay. Et põhimõtteliselt tegelikult 4 suve, sest me olime seal Hööpel-Lusikas ju 4 aastat Eesti parim pererestoran. Ja sest... kuna meil oli teada, et mul sünnivad 2 tütart, vaata, ja me peame kolima Pelgulinna kuuksaks, ühesõnaga Tallinnasse, et käia iga esmaspäev Pelgulinnas kontrollis ja poeg ka kaasa selles suhtes, et ei saa teda siia mingiks kuuks jätta, vaata, ja oligi, et kui nagu saame teada, et läheb ja siis nüüd ma olengi olnud põhimõtteliselt nii-öelda lastega siis kodus 11 kuud, minu kallis ja elukaaslane käib siis esmaspäevast reedeni tööl ja et ongi, et nagu esimene suvi, aga ma olen ikkagi kursis, mis siin toimub selles suhtes, et päris paljudel tuligi see koroona vaata peale ja oligi, et nagu mis me teeme, et turistid ei tule ja nii edasi. Aga olukord on pigem vastupidine. Jah. Nii palju, kui me oleme teistega suhelnud, kaasa arvatud Haapsalus ja Pärnus, kõik on mingi fuck yeah. Ja aga sealt tulebki vaata see, et mingid vaata inimesed, kes koondati ära, nüüd on vaja võtta tagasi, aga nad on saanud ju koondamisrahad tööstukassast mingi 70% esimene suvi, hui ma lähen tööle. Ja muidugi ilmselgelt ei lähe. Ja tegelikult, no ma ei hakka küll neid kohtasid vaata ütlema, aga on niisugused 3 kohta, kus mul on endised kolleegid on tööl, baarimehed, omanikke tean hästi, nagu ikka helistab mulle, Aksalu, nüüd on persses vaata, et äkki tead mingit kokka ja ma teadsin järrasid, kes tulid Kaitseväest tagasi, tahtsid Tallinnasse minna ja nii edasi, aga ja okutasingi mingeid inimesi ametikoolil suveks praktikat, koolidel ikka ju kinni vaata, et see ongi, et ma saingi nagu, et ikka helistatakse mulle, kuna ma olen koolis käinud ja kõik mind teavad, et nagu, et see tutvuspäringkond ongi, et kellele me ikka helistame, et äkki Aksalu teab ikka. Sina oled sinna, sa oled sinna restorani. Okei, no see on koroona suvi ja sellega on nagu aga sassis. Tööd on jah. Mis on talvel? Kuidas Saaremaa elu talvel välja näeb? Oleneb selles suhtes, et kui sul nagu kui sul ongi nagu hotelli restoranid ja kui sul on ka väga hea mingi kohvik või mingi lounge või restoran, sul on oma mingi baasklientuur ja inimesed ikkagi noh, hotellidest vaata rääkides, sa suudad oma talvel ka jääda ellu, kui sa teed head vaata asja. Et ma ei usu seda, noh, juttu, et siin on ka mingid palju omanikke tean, et
kuidas teistes kohtades käivad inimesed ja meil ei käi talvel. Teil on fucking 12 aastat üks ja seesama menüü, free kartulid ja schnitzel nagu. Sellepärast ei käigi, sest kohalikud on söönud seda 12 aastat ja need inimesed, kes käivad spaades puhkamas, suvitajad, kellel on mingid talud ja asjad siin Eesti ja ärimehed üle kuradi Euroopa, vaata. Tehke, käige ja ajaga kaasas ja joogime nüüd ka samamoodi, muutke veinid, kaarti ja kosmos on juba ammu läinud, vaata. On ju. Nüüd on Põltsamaa. 28. Et see on jah, et nagu ongi vaata, märkamatul saipudel otsa. Ma ei tea. Alari joo üldse ja... Jah, ma jutustan, sest keegi peab tegema ka seda saadet siin. Keegi peab seda saadet ka tegema siin. Aga jah, ongi vaata, et aga on päris palju inimesi, tänu siis Aivar ja Ansonile, vaata. Ma olen küll isa puhkusel, aga mul on hästi palju keikasid, projekte, et ma nagu üritangi, et mul on ka mingi pereajad asjad, aga ma olen nagu päris palju sõidus igal pool, et teengi neid asju, mis mind kõnetavad, et tänaseks on, no ei tohi küll öelda, aga Kuressaares siuke 1-2 kohta, kes tahavadki oma kontseptsiooni muuta, nad on ise sellega nõus juba arvestanud, jah, et seal ongi, et nagu olen juba siuke 3 korda käinud koha peale, et kuulan vaata ära, et nagu kõik inimesed, nii baarist ja nii edasi, sest ikkagi omanikud omanikeks, aga ikkagi need inimesed, kes seal on 5-6 aastat töötanud, nendel on oma visioonid asjad, et ongi, et nagu mis nad tahavad teha ja nii edasi, et nagu mis see ongi, et sealt saab hakata edasi vaata ehitama ja minema, et Kospaga nüüd saab jaanuaris 5 aastat, mis ma kolisin siis tagasi siia Saaremaale, et ongi, et Kospaga läks täpselt sama oodi, et tulin siia, hakkasin nagu uut baasi tooma, kus ma kaupa saan, mingid talunikud, tegime Saaremaa kokkade liidu, et kõik hakkasime käima läbi, sest too moment ei saanud pead, kokkad ka siin omavahel midagi läbi vaata. Ja me nüüd käime kõik koos läbi, kõik räägivad, suhtlevad, käivad sünnipäevadel, saunas, talunikega ka täpselt samamoodi, et too moment 5 aastat tagasi nagu toimus vaata midagi, aga tänaseks on nagu talusid tekkinud, rohkem on siuke kaubamärk nagu Saaremaa ehtne toode, kellega ma nüüd teen ka koostööd. Ja seda ei olnud. Et ma just eile ja täna sealt tulin, et nendel on nüüd Aurigas suur pood, et ma teengi Saaremaa toidufestivali jaoks siis kohalikele inimestele toidukotid, et teen nagu retseptid ette, mingid päevad oligi, nende kuupäevadega ma suht kehvasti tänaseks, et 10-11 september ongi teen seal Aurigas nii-öelda neid toidu siis presentatsioone, kõik Saaremaa tooraine, kiirelt, maitsvalt, et kodus ongi, et ei pea ainult keedud kartulit ja neid keedu mitsisid või neid, mis need on, et jah, tudengeinid sööma. Keedu mitsid? Kutsuti kooli ajal, need kuradi, ütle nüüd need, Muudlid või? jah, olid mitsid või mis need on. Et jah, neid nagu projekte selles suhtes, et ma teengi tänaseks see, mis mind kõnetab, vaata, et nagu, et ei teegi pilledele mingeid tüdrukute õhtuid ja asju ja nii edasi, vaata, et teengi võib-olla kommuunile, kogukonnale ja nii edasi. Tüdrukute õhtud, pulmad ja kõik see on ju puhas cash. On jah, ma teengi, kui sa oled nagu, kui hull on või teil on pulmad, vaata, et kui nad on tuttavad või see mind kõnetab, siis ikka, vaata. Okay. Et ma ei tea ju, kuhu ma lähen, kui see mingi pille on, äkki on kõik mingid vanad mutid toples seal, siis ma olen mingi, kus ma tulin. aga siin podcastil oleks seda nagu kogemust rääkida küll. On ka olnud sellised vaaturitus, aga EPSA rääkida, see on siis, kuidas ma ütlen, kliendi konfidentsiaalsus, ma ei tohi. Selle sa mõtlesid välja praegu, ma nägin su näest. Ei ole, ma nagu mõtlesin, et mis see siuke jah, udupeen oli see sõna, vaatana. Mis su lemmiktoit endal on? Hetkel
parajane kartul, kukeseened ja värske soolakurk. Klassi. Ma olen seda juba söönud 5 päeva niimoodi lihtsalt. Kati õpetas ju. Saaremaa runnakad. Õige. Runnakad on. Mul on lihtne, vaata. Ma tulen kuskile Saaremaale või Võrumaale. Muffiga aru ei saa. Sibul. Kõik lihtne on ju. Aga kui sa tuled selle tüübiga kuskile, ta on mingi, mis asi on runnakad, siis mul tekib huvi, on ju. Mida see tähendab? Sa rääkisid sellest, et Kuressaare, Aurise, Pädeste ja bla bla bla. Obviously, kui sa tuled Saaremaale või Muhumaale, on ju, sa lähed kas Pädestesse või Kuressaarde. Mis on veel need kohad, kus toiduelamusi saab igapäevaselt? Ma ei räägi võib-olla sellest Muhu ristmikus, kus on Muhurito ja Coop, on ju. Kuhu tasub minna? Kuhu meie kaine juht läheb täna? Et sa nagu, ütled nagu tervet seda Saaremaad või siis ainult Kuressaaret või? Ei, tervet Saaremaa. Minu vaieldamatu lemmik nii-öelda Kuressaarest väljas on siis Lümanda söögimaja. Seda teeb üks perenaine nimega Juta ja Kospa teenindusjuht Mari Toop on seal ka olnud juba, ma ei tea, eluaeg. No ta on jah sellest. Ja ma arvan, et tänu 2 sellele daamile, see oli ka kunagi Eesti top 50 mingi, ta on ikkagi siuke aus talupoja söök ja sa võtad küll sealt menüüst, ainult ongi äkki hakkliha, kaste ja kartuli pudru, aga üks aga on seal eelroog, mis pidavat olema, mis oli eelmine aasta Heeringas. Mina ei telli sealt mitte kunagi, anyhow, eelroog. Siis mõtlesime naisega, et eelroog ju, võtame eelrooga ja pearoog per kärs ja lastele ka midagi. Ja kui kogu see kupatus lauda tuli, me olime mingi... Nii, mida me nüüd nädal aega... valge inimese probleemid, issand, süüa oli liiga palju normaalse raha eest. Seda oli väga palju ja see oli fucking hea ka. Mis mõttes ainukene probleem? Ei mahu, füüsiliselt ei mahu, mida sa teed sellega? Me võtsime toidukarpidega kaasa. Sest kõik oli ülihea, väga lihtne, ülihea, aga natuke liiga palju oli kõike. Eks siis... Või me oleme lihtsalt linna lumehelvekas. Lähete näiteks 5 sööma, siis teil piisab ainult 3 pearoast, milleks on siis need paraetud kartuli ja kotletid, kindlasti võtke neid. Siis on kapsarullid, siis ongi see nii-öelda hakklihead kaste selle, siis kartuli sellega ja 5 süksed täisvad tärrad saavad kõhu täise, sest sulle seal tuuakse marineeritud kõrvitsad, kurki, peedisalatid, leivad. Vägevna. See on korralik, jah. Ja viinajanu tekkis. Mis asja? Jumala eest. Mis asi see nüüd on? Marineeritud 2 klaasi veini all juba tahab viina võtta. Jah, venelane ikka vered kohe näha. Kuule, aga te ju jah, selles suhtes, et te olete siin ju puhkus võtta. Kõredi õhtul väike pastakanu ja kalamarja, nagu me enne mõtlesime. Midagi veel või? Mingid kohti? Lümandast? Ei ole, meil on ainult that's it. Siin ei ole rohkem söögi. Pädeste Kuressaare tervikuna ja Lümanda söögimaja. Nii, oota, ma nüüd... Koguvas on mingi... Mõtleme, kus me sealt hakkame tulema. Jah, Koguvas on mingi überfancy Potargen. Ja. Eelmine aasta tegi seda Kadri Kroon, teate on ka Eesti süke veini. Kadri Kroon? Jah. Tuttav nimi, mul ei tule praegu ette. Googleda, ta on ka, minu meelest oli Eesti kõik süksed esimesi mingi veinikurmaane inimesi hästi palju kirjutanud, ta on mul käinud õhtusöökidel, et tänu sellele ma sain taga seal, ma sain taga tuttavaks. Tulingi Stockholmist või kust ma kuskilt võistlustelt tulin, ma sain taga lennujaamast tuttavaks. Nii, mis selle koha nimi oli? Koguva? Koguva, see ongi Koguva sadam ja selle hotelli ja kompleksi nimi on Potargen või? Ma võin öelda
valesti seda. Mille kohta me Flyku saime. Vabandan jah, et ma ei tea, kas see oli no ühesõnaga see on ikka Neile kõigile, kes arvavad, et aastal 2020 Flykud ei tööta, fuck you, töötavad 2 kuud hiljem ikka räägime sellest kohast, sest me ei jõudnud seal käia. Jah, ma ei tea, kes seal praegu opereerib, sest suht kiire nagu suvi on olnud, sest ma kas alati sealt sõidan või tulen, et ongi kas Viireleid, nüüd sain käia, kes seal tajul, et kõik on sealt nagu mööda, tulles sealt siis siia poole, mõtlen, mis kohad seal veel on. Orissaarde Paap nüüd pidi tegema Paap sai vist selle kalda kohviku enda kätte, ma ei tea, kas ta hakkas seal midagi tegema, sest Tamoga talvel ütles küll, et hakkas seal lume ees, saime selle kohviku omalt kätte, mõtlesin, et davai, kõnetas on oma lägevat kalda peal seal. Ja koroona pärast natuke. No kuuled, me ju toime kõik, et mis seal toimub, et ma tahan nagu näha, et mis seal tuleb tegasi, aga nagu nad teevad ikka oma mingeid üritusi seal ja Saaremaa kommuuni värk ja kõik ja armastavad Paapuda, Peretseda, Island Soundi, Beat'i fabriku. Siim, sinu burgerid musta saiaga on meeletud. Eks siis ütleme, et tulevikus, et äkki nad seal hakkavad vaata opereerima, siis sealt Orissaarest tulla veel siia poole. Ma loodan, et ma ei tee kellelegi liiga, et ma ei unusta seal läksin juba ette kindlasti Muhurito. Fucking jääne. Sest nad on seda ka, nagu ma mäletan, kuidas nad alustasid põlve otsas, vaata, et see on nagu, nüüd nad tänaseks on mingid oma kastmed, soosid, mul on need külmkaapis olemas, fucking head, habaneroga, ploomiga, jalapeenotega, ja lõpuks ometi on Eestis oma mingi chilli kastmed, kus selle sitaks suhkrut sees, vaata. Et sa nagu tunned sealt kõike neid vaata asju, mis seal on ka sees, sibulküüst laugud, mitte ei ole korra tapetud ära nii-öelda. Ja nii, läksime korra tagasi Muusse, Orissaare, edasi sealt. Ma ei tea, kas seal on midagi, tuleme siis otse siia. Kuressaared ongi, et siit kohe hakata minema on Grand Rose kindlasti, kus mul on ka vanad kolleegid Pädastest. Miika Õunaid on siis kõik, ta teeb ise, ta on siis toitlustust juht, aga ka nii-öelda kelner. Vastutab seal kõigest, teevad ka ise kuusevõrse, napsu, kõike nagu, mis on äge, Saaremaal seda eriti tihti ei näe. Tänaseks on nii-öelda käsitöö napsud ongi, ma tean, on Veski, Grand Rose, Kospa, ma ei tea, kas keegi teeb veel, ma ei ole kuulnud, et keegi nagu näitanud võtta oleks, sest sinna läheb ikkagi aega, päeva sisse, esiteks sul peab olema ruumi, kus teha seda ja päeva, et see nagu kõik käib kaasas ja ajaga, et ja siis Grand Rose'i köögis on mu vana klassivend, hea sõber lapsepõlvest Kristjan Koppel, et ta nagu käekiri on ka, ta on nagu juured on tal sõrves, ta austab kohalikud toitu asju, ta teeb ka nagu sitaks hästi süüa, et soovita minna sinna. Ta tuli mingi aasta peale mind vist tagasi või pool aastat või. Kes mingi hetkel Kaupo ju... Jah, Kaups läks sealt edasi, oligi, ma ei tea, kas ta läks korras Rootsi või läks ta kohe retrosse, aga tänaseks on Kaupo ja Ahvenas, nii et lähme suvivalt sinna, Ahvenasse soovitan minna, sest seal ongi nii-öelda Kosmast mul vanad kolleegid on seal Mikko Laaster, et kui hakati kunagi Ahvenat tegema, siis Kaupo oligi ka vist, kus ta too hetk oli, aga Kaups läks sinna siis Sasspääsk, Madisvaher, et tänaseks ma arvan, et Ahvenas on parim tiim Saaremaal kokkade poolest, sest kõik on kas 2 kokast või kuskilt nagu Pädastest või mingist taustast, kus on nagu kord on nagu kaitseväes, kõik tahavad nagu saada parimaks ja pinged ikka on, aga ma olen nende kõikidega töötanud koos, kellega 5 aastat, kellega aasta, 2 selles suhtes, et nagu ma arvan, et super
tiim, et kõik see nagu omavaheline sümbioosi asjad ja teenindus on seal suht ja nüüd jõuame sinna, et kas keegi teab, kes on siuke mees nagu Philipp Langhoff? Ei tea või, täitsa pekkis, noh. Ehk siis Philipp Langhoff aitas kunagi Pädastet. Tal on siis, Soomes on Michelini tärniga restoran ja Ask. Ja Philipp siis eelmine kolmapäev oli see, neljapäev, helistas mulle, hello, this is Philipp here, et nad nüüd olid Kuressaares, ma olin mingi on my way, ei nagu, kui sulle ikkagi helistab selles suhtes, et nii-öelda veitsuke kokkade keeles ja demikaad, vaata, ma tean, mis ta taust on, kus ta on, ta oli C. Dominikis, millel oli Soomes 2 tärni, ta oli seal suuschef peakokk, ta õpetas meid kunagi Pädastest, ta on ikka fucking jah, Aardes. Ja ütles nagu, küsis minu käest toidukoha soovitust, ta oleks võinud võtta mingi Google'i või TripAdvisoriga kokad ikka, siis ta nagu õhtu saime kokku, siis ta pikalt kuradi rääkis, tulid Riiast, olidki Pärnus 3 päeva, siis nüüd Pärnust Pidulas siis ja ööbisid, siis tulidki korra siia linna, sööma käisid Ahvenast ja ta ütles, et Eestis teenindus, kus ta sai, ütles, et Ahvenas oli väga hea, ma olin mingi no loomulikult ma ja hoiatasin veits ette ka, vaata, panin pildi nendele, et tehke siis korralikult, vaadake, et midagi kord perssi keerades. Aga jah, et teenindus on seal, et selle teeninduskultuuriga ongi, vaata, et ma nagu olen siin võitlenud sellega ikka veris pikalt, et mina tead jah, omast käest, et ma ei tea, kas see oli mu teine suvi vist, vaata siin, ma helistasin ju Liis Udali sinu läbi, vaata, me ju too moment, sa olid siin ju, käisid ja aasta vahetusel aitamas Saaremaa kõige kuulsamat ja baari ja uime, vaata siis siis sa tulidki ja uime siia tööle ja siis käisid meil ju Kospas abis, vaata, siis ta hakkas enam-vähem see kultuur tulema, sest praegu ikkagi Saaremaa endinduskultuur ongi see, et nagu sul tulevad kooliõpilased, sa õpetad nendele kõik kuuga, no tegelikult vaata, olgem ausad, sa saad kuuga vaata selgeks, kus sul on kõik asjad stackitud, kuhu kaup läheb, kuhu lähevad vaata arved, mis sa pead tegema, mis kellast tegelikult tulevad vaata inimesed 6, et sa teed omal kõik vaata selle ettevalmistused, asjad ette ja kui sul see selge on, siis sa lähed tagasi kooli ja me oleme ikka fucking kuses jälle. Nagu, jah, tegelikult ongi, et nagu olles vaata töötanud ka välismaal asjadel, ma nagu armastan seda teeninduskultuuri, seal ongi kelnerid ja teenindajad on ka kuradi hommikud televisioonides asjades, nad ongi nagu kohalikud filmistaarid seal. Nagu jaa, see ongi selles, et Eestis meil ei ole teeninduskultuur siiamaani. Aga ta on läinud paremaks. Oluliselt paremaks. Ma mäletan, et ma tegin midagi EBA koolituskeskuse jaoks 4-5 aastat tagasi or so, on ju. Ja siis oli, ma arvan, et see oli EBA algkursuse raames, on ju. Ja siis ma tulen selle grupiga tutvuma, on ju, mu esimene akadeemiline tund, ma olen mingi, miks te olete siin? Ja enamus on mingi, ma tahan saada baarmaniks. Siis mul oli, mida? Kui mina tulin 2006 sellesse valdkonda, on ju, sa pidid minema, sest sul oli vaja raha, sul oli vaja teenida ja nii edasi. Ja see oli 2006, ehk siis suhteliselt hiljuti. Sellist asja nagu sellega põlvkonda vaheline teeninduskultuur meil siiamaani ei eksisteeri ja sellega läheb natuke aega veel, ma arvan. Ma ei tea, kui palju, 20-ish or so. Ei, vähem ikka. See on juba päris palju väikse aja jooksul muutunud. Sest on, nagu, mis on hästi selle juures, on see, et aina rohkem on kerkinud esile
inimesi, kes julgevad nagu töötada selle nimel, et üleüldist, noh, et sa ei tööta ainult selle nimel, et ühe ettevõtte nagu teenindust paremaks muuta, et sa ei proovi ainult raha teenida selle pealt, vaid sa reaalselt panustad nagu üleüldisesse pilti, et sa teedki koolitusi, loenguid, nii-öelda reklaamid välja lihtsalt nagu põhitõdesid, millele peaks üks teenindus üldse olema üles ehitatud ja see juba parandab nii palju, et see nagu need inimesed, noored inimesed puutuvad kokku sellega või kui sa võtad tööle, sa saad suunata, et palun nagu näiteks läbi see materjal. Ma olen sinuga täiesti nõus, aga see puudutab nagu meiepoolset köögi või siis baaripoolist, on ju. Ma räägin ikkagi meie külalistest, kelle eelarvamused on siiamaani nii kaugel, et kui mina või sina oleme tööl, mitu korda see on Kaifis juba juhtunud, kui läheb mingi bronn natuke üle bronnitud aja peale või midagi. Siiamaani mingi helista omanikule, kutsu manager. Sa oled mingi, ma olen omanik. Ei ole. Päriselt ka nagu, anna kontaktnumber. See ei ole võimalik nagu, et koha omanik on reaalselt nagu front-endis tööl. On ju. Ma ei aktsepteeri seda, see ei ole võimalik, kes on omanikud. Sa oled mingi, meie oleme. Ei ole. Samas teine aspekt on sellest see, et kui sa ikkagi lood nagu hea teenindusega koha, kus kõik su teenindajad saavad aru, et sa tegeled külalislahkusega, mitte lihtsalt tehniliste aspektidega, mis sa selgeks õpetad, sa suudad nii palju eristuda üldpildist praegu. Et noh, need, kes saavad sellest aru, siis sa saad üldpildist seda nii palju oma kasuks kasutada, et sa jääd lihtsalt võrreldes teistega nii palju nagu esiplaanile. Et noh, meil on praegu nagu hullult hästi see käima läinud, et me olemegi valinud inimesed mitte tehniliste oskuste järgi, vaid sotsiaalsete oskuste järgi ja selle järgi, kuhu nad püüelda tahavad. Ja see on nagu palju rohkem inimestele silma jäänud kui see, kas, noh, et kui ta lähebki lauda ja keegi tellib, et palun mulle mingi, ma viskas suvalise asi, Cosmopolitan on ja siis ta mingi all right, on ju, ülikõva, teen kindlasti ära, ma lähen vaatan, kuidas see käib, on ju, sest noh, ma pole teinud enne või mis iganes. Aga tegelikult, kui sa nagu sotsiaalselt osav oled, siis see ei ole inimeste jaoks nii oluline, et kas sa reaalselt tead või ei tea. Kui see lõpptulemus ehk jook on hea ja sa tead, kust seda materjali kätte saada, siis on ülikuulne. Jah, jook on hea nagu selles suhtes, et jah, oleneb, kes sulle toob selle vaata. Kui sa oledki mingid Tarmod, kellel ei ole kõige parem päev, tuleb tere, siin on teie Cosmo vaata, aga kui sa oledki see pillevad tere, siin on Cosmo, siis sul ongi see vaata, et sa tunnedki ennast vaata hästi, mis sest, et see võttis mingi 15-20 minutit siis aega, et sa hakkad seal mingi... See on uskumatu, et... Tihkan vaata neid tüüpe. See uus kollektiiv, mitte et meie algusest peale olevad töötajad kuidagi halvemad oleksid, ei, üldse mitte, lihtsalt üks olukord, mis jäi mulle silma. Ma olin tööl ja siis üks meie uudest töötajatest tuli ülipaanikas, ütles, et täitsa perses, meil on suhkrusiirup otsas ja ma ei oska seda teha. Ma olin mingi, okei. Kas te olete seda siin enne ka rääkinud mu meelest, see on nagu tuttav veits. Ja siis samal ajal ma vaatasin mingi, sul on väljas 7 lauda, jooke fucking triiki täis, šampanjad, šotid, koksid, ära üldse muretse, ma keedan sulle suhkrusiirup ära, mine tagasi uue. Sa lihtsalt mine müü. Mine müü, on ju. Me oleme hästi palju rääkinud täna köögist, natukene ka baarindusest, on ju. Meie viimane küsimus lõpus on see, et kui meie Kristoga oleme sellised tööstusturistid, on ju, mis on need ettevõtted või issand sama halb sõna nagu suunamudjad startupid Saaremaal, kuhu me võiks minna ja igasuguseid huvitavaid asju vaadata, kas on mingi kalatööstus või mingi kasvandus või soovitab meile, soovitab teistele ka. Sa nagu mõtled, et nagu tööstused, nagu need võivad ka olla nii-öelda Saaremaa siuksed väike ettevõtjad, tootjad, talunikud, issand jumal. Kolm parimat. Mõtle ka selle peale, et sa pead podcasti jääma elama siia. Poliitiliselt korrektnevad, et kuna ma teen praegu nii-öelda ja alltöövõttu saarte koostöö kogule, kus ongi see Saaremaa ja
ehtne toode kaubamärk, kus on need kõik, kes teevad vaata mingeid siis asju, keedised, siirupid, toortatrad, kanepi, õlid, õlled, seal on neid nii palju, seebid, sinepid, nii 3 või? 3. Pöida seal oled käinud või? Okei, siis on tehtud, ta on Less popular. Pihtla käidud. Mina ei ole käinud. Mina ka ei ole veel soovitan minna, nendel on siuke Pihtla mekituba ja seal kõrval on veel Nõges nii-öelda restoran, teevad ka ise mingid ciabatasid, leibasid, nüüd tegid mingi Nõgese veed või ma ei tea, mis asjad seal on veel, teevad ka nagu, nad ongi siuksed Saaremaa nii-öelda väikeettevõtjad, kohvik ja siis teevad ka sealt mingeid tooteid ja see Meki tuba on äge, et helistage ette või et see on nagu teil kui, kuidas see oli jah? Tööstuslik turist. Miksoloogid, miksoloogid, siis ma soovitan minna sinna, äkki te saate ka midagi targemaks ja nüüd 3. või? Mis oleks huvitav? Pähkla, kalatööstus, tegelikult see on Pähkla vähikalakasvatus. Vähid on hetkel otsas, sest Heidi Purga just mu käest eelmine reede tahtis sealt vähki vaatas saada, siis mõtlesin, ei saa sealt, andsin talle teise kontakti, et ma ei tea, kas nad sealt omale mingid vähki said, aga kalad on nendel kõige paremad üldse. Terve Tallinn tellib seda leib, prestot, kõik külmsuitsukala, värske, kuumsuits, et jah, minge siis sinna. Perfect, kuule, aga me... Oota, mul on 4 teataja veel. Nii. Hashtag 4 teataja. Mis teil on otsas juba? Retroga? Oi, kas nüüd tuleb pikem persoon või? Lühem. Okay. 3 minutit. 3 minutit läks. Alati üks näitas. Ühesõnaga, Sander müüs selle siis maha, tegi Saare maakera, ehk siis Saare maakerat, soovitan ka sinna minna, ikkagi ilusalt tulega sööki ikka maitseb. Hästi, ta müüs selle Jankele maha, siis ta mõtles, et ta muudab kontseptsiooni, minu meelest see vana kontseptsioon oleks töötanud, sest me nüüd kerime Eest tagasi, me kunagi aastal 2013 põrgatasime siis Urmas Linamäe, Indrek Poolakuga Tallinnas vanalinnas veinipööningul retro kontseptsiooni. Ja see saigi kõik sealt tegelikult alguse. Marko Mägi oli ka, juba unustasin ära, ta on ju tänaseks Rotterdamis ka mingi 2 Michelini tärniga, Kellner sommelier. Ja põrgatasime, Indrekul oli seal, Vanaemal oli Viljandimaal hästi palju neid vanu retro asju ja see kontseptsioon nüüd läks tööle. Inimesed käisid, pidid kohad ette broneerima, sest talvel ei olnud eriti ja anti uuele siis omanikule ja otsustas, et ta kõik välja klaariks, puhtaks teeme street foodi koha, aga inimestele meeldib see vana nostalgia, kõik on äge, retro. Ja see ei läinud kuidagi käima, vaata. Ja siis vanaomanik, tal on nüüd see uus business on läinud käima, teeb seda nii-öelda urban food terakki, see kaubik on, soovita minna, sitaks ja purksid on. Kus nad toimetavad muidu? Vaata Facebookis, nad on iga päev erinevates ja kuradi lokatsioonides siin. Kas Saarel ikka on? Jah, aga nüüd nad olid eelmine nädal oli ju Baltas oli mingi toidufest, siis nad olid seal. Okay. Ja nüüd on retroruumides siuke, ma ei tea, kas nad teevad kohvikut, aga Põsel, kes teeb neid veiniädikaid ja see hullub populaarne, see Ingver Šrub. See on siis see, nad seal midagi toimetavad, teevad, et nüüd ongi nagu, ma arvan, et 2-3 aasta jooksul 4. omanikud või?
kolmandad juba okay. Ei noh, too moment oligi see, et nagu töötas ma käisin seal, tegime ka õhtusööke seal jõhker no ma käisin ka iga kord ikka, kui ma käisin Kosvas, kes on puhkamas või üleüldiselt Saaremaal, siis ma ikkagi käisin sealt läbi. Ta oli ikkagi hea siuke kõusine et tulles veel sinna, et kuhu te tahate istuma minna veel, on Veski, et see on nagu päris paljudele, jälle sealt tuleb klassika. Päris paljudel ongi see, Veski on mingi pubi trahter, ei ole ei, sa mitu korda käidud lihtsalt. Aga ma jalutan sealt mööda, see oli mingi 1,5 tagasi, paksult rahvast täis, värvilised kokteilid ja asjad, mis siin toimub, kurat? Ei olegi. Ja siis läkski mingi 2-3 nädalat mööda, läksime ka oma seltskonnaga sinna, fucking jään nagu. Sealt oligi, et seal olid ka mingid uued tuuled, vahetus anti kellelegi vabad käed ja nagu uskumatu. Läks teemasse. Jah, nagu ta ongi nagu, ennem oligi siuke nii-öelda tagavat, et ongi, et nagu siuke turisti kohta, tulge sinna Veskisse, aga tegelikult on ikkagi nagu heane. Toidud on head, joogid, kokteilid, eelmine reede oligi ja purr, muud käis esinemas, kõik mingid ja Bordeaux klaasides kokteilid 5 € nagu, kõiki on vanad noored sealt löödkamal, vaata täis selle massi, see on kuradi ideaalne nagu, odavad kokteilid, head söögid ja see on nagu töötab seal on hoov on suur, õhku on ruumi, sees on ka sitaks palju ruumi, sellest võiks teha nagu siukse nii-öelda muuseumi, jummal äge maja on ka nagu, kui te lähete sinna jalutaga alla üles, kõik läbised. Et ma ei ole ka nagu ammu Veskis käinud, käisime vanama juublit seal pidamas ikka nagu ägen ja pärast seda ma olen käinud seal. All right, kuule, aga hakkame siis pakkima. Hakkame minema. Hakkame minema. Kas sind leiab kuskil interneti avarustel ka, kui keegi tahab video all mingit linki vajutada? Et kus ma teen mingid keikasid või? Ei, mis kanalis sa kõige rohkem suunamudi oled? Ja Insta või? Insta. Aksalu ja X-iga. See on nagu, et Facebooki järgi kirjutage või midagi, et see on juba läinud, vaata see kast on seal see on mingid vanad inimesed kasutavad Facebooki. Jah, Insta nagu selles TikTok suhtes, ei ole veel. Mis see siis on? Snapchat? Ei ole. Ma olen siuke vanakooli mees, et jah, Gmail ja Insta ja Facebook, et mul on nagu ei jõua isegi panna Instasse, mul on tegelikult, ma vaatasin ikka telefonis on väga head materjali, ma ei tea, millal ma selle aja saan, et küll saad. Hakkama sinna Instasse. Perfect. Aga aitäh sulle. Aitäh teile. Super. Peatse kohtumiseni. Ping, 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 ping.